päeva niimoodi kokku võtta ja tuua esile ka selle ruumi tarkuse. Et ma väga palju ei andnudki vihjeid, mis saama hakkab ja ma juba hoiatan ette, et ma teen natuke, kuna ma tean, et paljudel on kuskile mujale minek, siis ma natuke teen ringi juba selle järjekorra, mis ma alguses välja mõtlesin, et selle ruumi tarkuse saaksime ka võimalikult varakult siia sisse tuua. Aga põhimõtteliselt jah, mina olen ohvriabist ja võib-olla viimaste kõlanud mõtete pealt ma sooviks öelda, et täitsa võimalik on neid vabatahtlikke ka riigisüsteemide, tugisüsteemide juurde kaasata ja sellepärast mul ongi selline vahva ameti nimi nagu vabatahtlike kaasamise ekspert. Nii. Ja räägin siis taastavast mõtteviisist ja arutelukultuurist. Et ma küsiks korraks, et kes on kokku puutunud taastava õigusega, kas see mõiste on üldse tuttav? Natuke on. Okei. Täna ma niivõrd sellest taastavast õigusest ei räägi, ma panin siia hästi palju slaide, te saate rahulikult kodus lugeda, te saate need slaidid. Et täna ma proovin hästi inimlikult just sellest rääkida, mis see mõtteviis on ja kuidas seda kanda ka ise ja enda kogukondadesse. Nii, saate lugeda lähemalt ohvriabist ja meie teenustest ka. Aga mõtteharjutus, et kaasata ruumi natuke sellist ja kaardistada arvamusi. Meil on kõigil selline pöidlameeter, et kui te teeme katse, sirutate ühe käe ette ja pöial üles, siis teil on selline pöidlameeter, käib üles-alla, on ju. Ja siis ma loen mõned väited ette, kraadime natuke ruumi, kus me oma arvamustega oleme. Ja siis mul on paar spikrit. Nii. Esimene väide. Iga inimene väärib lugupidamist. Nõus, ei ole nõus või vahepeal kuskil siin ka. Ja te võite, mida rohkem nõus, seda kõrgemale võite tõsta, siis ma näen ka natuke, ma olen hästi pisike, siis ma näen ka, et ikkagi ma väga ei näinud isegi poole peal. Natuke kaldus näen, aga kõik on ikkagi väga nõus sellega. See on väga positiivne juba. Suhete kvaliteet on tähtis sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks. Suhete kvaliteet on tähtis sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks. Jällegi ei näe isegi kahtlejaid. Kõik on väga nõus sellega, väga ilus. Ühte tõde pole olemas, iga inimese loos peitub oma tõde. Nonii, meil tulevad esimesed poolikud. Kas on keegi hästi vastu ka? Enamik on nõus, natuke mõned on poolikud, et tahaks midagi kohendada. Okei. On oluline püsida austavas dialoogis ka inimestega, kes käivad su väärtuste vastu ja on väga polariseerivad. No nii. Enamik on ikkagi üsna nõus, mõned on sellised, et on mingid klauslid seal. Okei, hästi. Viimane. Iga inimese arvamus on kuulamist väärt. Ahaa. Nüüd tuleb neid, klausleid tuleb. Okei, see on ilmselt kõige rohkem selline keskmise poole. Ma ei näinud tänase jooksul, mul on küll mitte kõige parem silmanägemine, aga ma ei näinud ühtegi täiesti maas pöialt. Nii et väga huvitav, väga positiivselt ja inimlikult mõtestatud inimesed. Nii. Liigun vaikselt siis selle juurde, miks ma tahan rääkida taastavast mõtteviisist. Et taastava õiguse vahendused on küll üks teenus, mida me pakume ja mis on hästi paljude elualade juures, aga meie, kes me oleme enda töötajaskonnas sellega tegelenud, oleme leidnud, et see mõtteviis on seal tegelikult just see, mis on hästi kandev ja seda saab enda eludesse väga tulemuslikult tuua. Ja me oleme toonud ka selle enda suhtluskultuuri meeskonnana. Me oleme selle arvelt mudinud enda suhtlusstandardeid, et isegi kui meile tuleb vastu hästi palju sellist negatiivsust, siis meie omalt poolt suudaks hoida sellist taastavat suhtlust. Ja natuke tahangi nendest elementidest rääkida täna ja siis saame mõtestada, et kuidas me kõik selle tänase tarkuse, mis me oleme siin kogunud ja mis meil juba eelnevalt ka oli, saaksime enda kogukondadesse tagasi viia. Mõned väga head taastava õiguse väärtused, millest me üldse lähtume igas tegevuses, on see, et austus ehk inimväärikusest lugupidamine, et see peab jääma alati igas meie tegevuses ja igal juhul, kus ka vabatahtlikud vahendajad hoiavad seda turvalist ruumi, peab olema olemas inimväärikusest lugupidamine, et inimesed üldse julgeksid väljendada. Solidaarsus ja vastutus teiste ees, et see liigub natuke sinna, et
me ei ole üksi sellised saarekesed, vaid meie kõik moodustamegi ühiskonna, nii et meil on ühisvastutus ka selle hoidmise eest. Ja see läheb juba natuke sinna õigluse ja vastutusse, millest ma täna väga palju ei räägi, me räägime rohkem kogukonna vaatest, aga tõde dialoogi kaudu, mis oli see kõige polariseerivama poolne võib-olla, et väga keeruline on leida ühte tõde. Ja taastava õiguse üks põhimõte on siis see, et me ei otsigi seda ühte tõde või õiget või vale ja me ei mõista hukka, vaid iga inimene, me loome turvalise ruumi, kus iga inimene saab enda lugu avada ja kuuldud olla ja kuulata teist poolt ja väljendada enda vajadusi. Ja need inimesed ise on protsessi juhtijad ja nemad ise otsustavad, mida nad vajavad, et siit olukorrast edasi liikuda. Mõned head põhimõtted, et tõesti igalühel on oma lugu ja vaatenurk ja igaüks väärib olla kuulatud vähemalt. Et see, mis me selle infoga edasi teeme või kui palju me saame neid vajadusi, väärtusi neil katta, on juba omaette asi, aga iga seisukoht väärib olla vähemalt ruumis esindatud. Ja kuni see ei rikku neid teisi väga olulisi väärtusi, et teiste inimväärikuse lugupidamine ja niimoodi, et see käib ka alati seal kaasas. Ja tõesti, et meie mõtted mõjutavad tundeid ja need meie käitumist, ehk siis kui me jõuame sinna, et mis meie need mõtted, tunded on, mis selle käitumiseni viisid, siis me saame paremini üksteisest aru. Jah, teised ei ole nii olulised hetkel. Ja taastav vestlus on juhindatud 5 küsimusest, mida me siis läbi käime. Et mis oli see olukord, mis juhtus, mida sa mõtlesid, tundsid, keda juhtum veel mõjutas, mida sa vajad, et edasi liikuda, siis meil on vahvad vajaduste kaardid, mis aitavad ka. Ja mis peaks juhtuma, et see edasi liikumine saaks toimutud. Nii, ja üks hästi vahva tsitaat, et kuuldud olemine on nii lähedal armastatuks olemisele, et enamikule inimestele on need peaaegu eristamatud. Ja see on ka asi, mis meie vabatahtlikud meie praktikas hästi palju välja toovad, et kui me jõuame nende vajaduste juurde, siis ja et meil on ikkagi sellised vahendused ka vahepeal hästi keeruliste konfliktidega, siis päris paljud inimesed ütlevad, et mitte keegi ei olegi mind kunagi ära kuulanud. Et nad ei taha alati mingit rahalist kompensatsiooni või isegi vabanduse palumist või mingisugust asjades hästi suurt ümbertegemist. Päris paljudel on päris oluline lihtsalt see, et keegi kuulab nad ära turvalises ruumis, kus on teada, et keegi ei hakka niimoodi hästi tema inimväärikuse pihta ründama. Nii, sellest te saate lugeda. Ja siin ma nüüd teen teistpidi natuke, et teeks selle Slido kõige alguses ära. Sest ma arvan, et see on üks hästi põnev koht. Nii et IT-mehed saavad mulle abiks olla kohe ja selle õige äkki üles panna. Ja seal on ka kohe need QR-koodid ja asjad. Kadus ära või? Nice. Nii, et teeme kõigepealt selle ilmselt teile kõige olulisema osa ära, et kogume need ruumi mõtted kokku. Et 3 küsimust on kokku. Esimene küsimus, et mis tänasest sinu jaoks eriti kõlama jäänud on? Ja kuna see ekraan on väike, ma igaks juhuks loen ette, et te võite minna ka läpakaga slido.com ja kood on 1672 284 või ka QR-koodiga. Slido.com 1672 284. Kaasamisväsimus. Vales järjekorras kaasamine. Näilik kaasamine, otsustamisjulgus, kuidas näidata tulemusi, koostöö olulisus, räägi inimestega, väga hea, lootust on,
elluviimine, lähteülesanne, info haldamine. Ma spikerdan aega korraks. Väga hästi. Kuulamise osa on nõrgem. Väga hea. Kes on kogukond? Oskus erinevaid osapooli siduda. Kohaliku demokraatia restart. Ma loen natuke subjektiivselt võib-olla neid, millega mina saan ka täna natuke rohkem puudutada. Ühelgi juhil ei ole kogu tarkust. Väga hea point. Kaasamist võetakse pelga kohustusena. Demokraatia ei tööta. Kogukond on kohaliku demokraatia eesliin. Väga ilus. Jah, te saate hääletada vist ka seal, mis on nagu hästi. Okei. 3 vastust tuleb veel. Laiapõhine kaasamine, noorte vajadused. Oluline on tulemus, mitte alati protsess. Väga huvitav. Okei, me saame selle ühe vastuse veel. Kogukonna mootor, nice. Ja lähme järgmise küsimuse juurde, palun. Mis meetodeid kasutad sina juba austavas dialoogis püsimiseks, ka siis, kui emotsioonid on kõrgel, väärtused on rünnatud ja polariseerumine on suur. Ehk siis ma usun küll, et siin on meil väga palju praktikuid ja üldse inimesi, kes on pidanud tegelema selliste olukordadega ja olema ausad, igasugune inimsuhtlus on vahepeal selliste olukordadega tegelemine, et kuidas me väiksest vastandumisest ei kapseldu täiesti ära. Sest et tegelikult oleks oluline kuulda ka neid arvamusi, mis on ebamugavad. Ehk siis, mis teie juba olemasolev tarkus on? Kuulan rahulikult, võtan aega. Refleksiivsus. Kuulan. Peegeldused, paus, rahulikuks. Ära võtta isiklikult on alati nii hea, et kuidas ma teen seda. Peegeldan. Kuulamine jälle. Jään enda juurde. Lähen dialoogi argumentidega. Paus, laula nümisen. Väga põnev. Harjume võidu ja lõpuks lepime ära. Liiga palju on kogenud seda kultuuri lihtsalt. Imestan, et ära vihasta vaid imestava. Märkan ennast väga hästi, siis oskan ennast juhtida. Keha raputamine. Saad välja selle energia. Sõnastan välja eri vaatenurgad. Vaatan, et kõigil oleks võimalus üldse enda arvamust avaldada. Peegeldan, täpsustan. Kas see on õigesti aru? Tihti saab pakku ise aru, et tema rumalat ideed ei saa ellu viia. See on täitsa võimalik. Kirjutan rääkimise asemel. Vahepeal aitab emotsioonid maha võtta tõesti. Väga ilus. Proovin mõista teist poolt. Kuidas see lõhe nii suur saab olla? Sest tegelikult, kui me vaatame sellest väiksest vastandumist kohast eemale, siis suure tõenäosusega teil on nii palju rohkem ikkagi ühist inimestena, kui teil on vastandumist. Miks ja miks ja miks? Armas. Okei. Mõistmine ei tähenda nõustumist. Väga ilus, väga põhjapanev. Peegeldan hinnakute vabalt, et mõista. Väga ilus. Okei. Head itimehed, saame minna viimase küsimuse juurde. Okei, üks öelda, okei. Nii, selline kaasavõtmise osa. Ehk siis minimõttetalgud.
kuidas tänaseid teadmisi oma kogukondadesse edasi viia või tegelikult teeks rohkem isikupärasemaks isegi, et mis on see, mida sina proovid enda kogukondadesse tagasi viia tänasest isiklikult? Mis on see, mida sa proovid tagasi viia? Võimalikult sealt loosungitest eemale ja üks asi, mis sa, ma ei tea, tahad proovida, tahad harjutada, tahad mõtteviisina sisse tuua. Luua kuulamiseks ruume. Ja see on nüüd hästi põnev, kas see ongi selline füüsiline ruum ja jagan YouTube'i linki. Tegelikult küll. Väga hea point, me saame ilusti edasi kuulata seda, väga hea point. Et on nii füüsiline ruum, mida saab luua, kui on ka selline sotsiaalne, selline turvaline ruum, mida saab luua, on ju. Head näited. Räägin keerulistel teemadel. Päris ühendused, väga ilus. Ohoh, anname oma sisendi enne, kui omavalitsus seda teeb, et jõuaks sellest struktuurist ette. Järjekindlus. Huvilised on olemas, peame üles otsima. Meil on kogu maailma aeg, issand kui ilus. Arutelu põrandal pole liiga palju tantsupartnereid, tuleb ise astuda esimene samm. Mõtestada protsesse ja võimupositsioone. Kuidas oleme harjunud tegema? Tee vähem, ole rohkem. Arutelud ei pea viima otsuseni. On tegelikult küll, jah. Seda on hästi palju näha, et mida harvemini need osapooled kokku saavad, kes võiksid otsustamises osaleda, seda rohkem läheb selle niisama taustade avamise peale, et mida rohkem me kokku saaks, seda rohkem me juba teaks taustu ja saaks rääkida asjast. Tuleb ise minna. Absoluutselt, tegelikult küll on see jah, et see julgus minna kohtadele, kus sa tead, et suure tõenäosusega need inimesed, kes seal on, ei teeks seda sinust paremini. Nii et see, et sul on juba mingisuguseid mõtteid, mine proovi julgelt teha. Teeme ägedaid asju. Ja tõesti nõus eelkõnelejatega, et ei pea olema hästi suurt vahet sellise rohujuure tasandil ja riigi tasandil, vaid mida rohkem on neid vahepealseid tasandeid, kus struktuurselt kogutakse kokku see, mis üles viia, seda tugevamalt see rohujuure tasandi hääl sinna ka läheb. Ja seda rohkem me oleme harjunud kuulama, mis meil üldse ühiskonnas probleemid on. Nii, ma vaatan kella korrale. Super. Nii, päeva viimane 2 viimast mõtet. Tegelikult ei ole, te saate veel rääkida. Räägi otse poliitikutega. Poliitikud on ka täitsa inimesed, isegi kui nad ei paista niimoodi välja vahepeal. Okei. Tuleb veel viimane mõte. Enne mõtle, siis ütle. Ilus. Võite mind tagasi minu esitluse juurde viia, aitäh. Super. Nii. Nagu paljud juba ilusti välja tõid, siis niisama inimestega rääkimine on päris hea asi, eriti kui inimesed on juba kokku tulnud. Nii et nüüd täitsa on see võimalus. Saame teha seda ebamugavat asja nagu laudkondades rääkimine. Proovige vähemalt 4. Nii, juhtnöör on, et vähemalt 4 laudkonnad ja Maria jagab kätte kaardid. Ma jooksen, kus see mikrofon on, ma saan teha kohe reportaaži. Nii, Maria, tahad sa rääkida? Jagama hoian.
hetkel jagan, aga ja lõpuks valite enda kaartidest 2 tükki, mis iseloomustavad, tulen kaasa mikrofoniga. mis iseloomustavad seda, et kuidas sa tunned end austava dialoogi hoidmisega praegusel hetkel ja kuhu sa tahad jõuda. Nii, jah. Maria jagab teile kaardid ja ülesanne on ka slaidil, ma loen ette, et oma väikestes laudkondades te saate arutleda, võtta kaardi, kuidas tunnen end austava dialoogi hoidmisega ka keerulistes olukordades, ehk et pange oma nii-öelda isiklik kogemus ja taju siis sellesse vestlusesse ja kuhu poole tahan selles areneda ja mis samme selleks harjutada. Ehk siis 2 sellist arutelu küsimust teile laudkondadesse ja Maria, kas sa ütled ka, kui palju me aega saame selleks? Maria, 10 minutit nende kahe vestluse pidamiseks Dixiti kaartidega oma laudkondades. Ma loen vahepeal uuesti, et kuidas tunnen end austava dialoogi hoidmisega ka keerulistes olukordades praegu, mis on võib-olla minu tugevused ja arengukohad ja kuhu poole tahan selles areneda ja mis samme selleks harjutada. Kuidas tunnen end austava dialoogi hoidmisega keerulistes olukordades praegu, mis on võib-olla tugevused või arengukohad ja kuhu tahan välja jõuda. Te saate julgelt veel oma laused lõpetada ja jääge täpselt sinna, kus te olete. Samas grupis järgneb veel üks küsimus, nii et kui keegi ei jõudnud rääkida enda kaartidest, te saate seda veel vabalt teha. Nüüd on, ütleks, et veel selline hea 5 minutit arutelu, et kuidas sellist taastavat mõtteviisi, mida ma väga palju ei jõudnud rääkida, aga te saate pärast lugeda, mis see täpsemalt on. Kuidas taastavat mõtteviisi rakendades teha nii, et konfliktid kogukonnas ei kasvaks üle pea. Ja võite mõelda siis nendele samadele väärtustele, et kuidas siis kasutada austust inimväärikuse vastu, ühist solidaarsust ja vastutust ja sellist turvatunnet ja tõde dialoogi kaudu. Mida saad sina ka üksikisikuna teha, sina enda kogukonnaga, sina enda kolleegidega, sina enda tegevusega, et kogukonda kaasa tuua sellist üksteist austavat dialoogi, et isegi kui me ei ole nõus ja teine inimene täiesti ajab harja punaseks ka vahepeal tõesti enda väärtustega, mis on meie arust võib-olla vahepeal nii teadmatud, et me saame ta ära kuulatud ja me saame seda polariseerimist vähendatud. Isegi kui me ei saa ühtegi tõesti tema ideedest rakendada, siis me vähemalt teame, mis on veel õhus, mis on veel ruumis, mis on veel need valukohad, et äkki me kunagi saame nendega arvestada. Ehk kuidas seda nüüd enda kogukondadesse tuua? Nii, ma loodan, et teil olid hästi mõnusad arutelud ja võtaks paar mõtet ruumist ka suuremalt kuulda. Kes tahab jagada paari mõtet, siis kohe saab mikrofoni. Ja, aga ma isegi annaks võimalust, vaid kasutaks jälle oma võimu ja näiteks küsiks sellelt laudkonnalt siin, mis teie arutasite, mis teil olid ja nüüd jookseb. Ühel liikmel hakkas nii hirmus, et ta kohe jooksiski ära. Aga meie jagasime siin erinevaid näiteid, millega me enda igapäevatöös oleme kokku puutunud ja hästi jõudsime selleni, et paar sellist põhiasja ära eelda. Et kui sa kuulad siis teist poolt, kellega sa räägid, et isegi kui sulle võib tunduda, et sa tead, kuhu ta oma jutuga jõuab, ära sega vahele, sest ta võib igal hetkel hoopis kuskile mujale oma jutuga välja jõuda. Ehk siis ära eelda, tuleb kuulata ja võib-olla tasub püüda endal meeles pidada seda, et loe näiteks 5 või 10, enne kui reageerid, eriti kui vestlused muutuvad emotsionaalseks. Väga hea, aplaus, nii toredad mõtted. Ma ei tea, lähme siia taha lauda ka. Nii, mis siin lauas? Ma panen siin mikrofoni keskele. Meie rääkisime unistamisest
et mis on need, kuidas eestlase praktilisse loomusesse tuua unistamise kiht, et need keerulised vestlused ja rasked otsused oleksid millegi nimel. Ja see, et me päriselt usuksime sellesse suuremasse pilti, kuhu poole me siis kõik koos tormise mere ja väga paljude merelindude häälte saatel purjetame. Väga hea, tubli töö. Ma võtan selle ühe väikse laudkonna ka. Siin on targad naised istuvad koos. Nii, mis teie rääkisite? Me tegelikult natukene patustasime, et me asusime probleemi lahendama arutelu asemel, et aga jah, lihtsalt varasemast nagu tagasi peegeldus, et eks selles mõttes selliste pingete puhul aja mahavõtmine ja siis küsimuste küsimine, et tihtipeale jah, ka see teisel poolel, kellel võib-olla esimesena need emotsioonid üle keevad, et võib-olla ka alati ei ole need argumendid väga hästi läbi mõeldud ja et kui sa siis selliseid täpsustavaid küsimusi küsid, et lõpuks siis jõutaksegi selleni, et aga tegelikult vist see probleem ei olegi nii suur, et selline mõte. Väga hea. Nii, tegelikult tahaksid esimesest võib-olla hästi targast laudkonnast veel. Targast laudkonnast. Paneme võõrustajad ka tanki. No ikka käis see kuulamise koht eespoole, et tuleb ikka kuulata ära. Ja ka endast paremini aru saada, enda rolli teadvustada, kes sa selles ruumis oled. Et mõnikord, kui tahad liiga palju kaasa rääkida, siis tuleb eksperdi hinnangutest näiteks loobuda. Väga ilus, aitäh. Ma loodan küll, et te saite natuke sellist inimlikku kokkupuudet ka siit tänasest ja hästi palju mõtteid kaasa, mida päriselt hakata katsetama ka. Minu poolt on veel see, et ma näitan ära, milliseid vahvaid materjali te saate veel taastavast mõtteviisist ja õigusest siit slaididelt kodus vaadata. Siis on suurem tõenäosus, et tekib huvi ka. Ma räägin ka, või slaidid räägivad ka natuke, mis see vahendusena välja näeb ja kellele täpselt ja nii edasi ja nii edasi. Aga põnev asi on see, et saate tutvuda ka taastava õiguse praktikatega Euroopas. On erinevaid materjale, on üks päris hea film, on kindlasti podcast asju, nii et restorative justice või taastav õigus, kui panete Google'isse sisse, kindlasti leiate väga palju häid materjale. Ja meil on ka Digiriigi Akadeemias avalikud tasuta kursused, mida saate täitsa kutsume läbima niimoodi kas või rahva harimise ja dialoogi tekitamise mõttega. Ongi taastav õigus, on psühholoogilist traumat arvestav praktika ja psühholoogiline esmaabi kriisi sattunud inimese toetamisel, et aina teadlikumalt sellist rahva tugivõrgustikku luua. Ja siin natuke selgitab lahti ka meie teenuseid. Ja kui on väga soovi midagi kirjutada, saab ka mulle kirjutada. Aitäh!